Tere ja tere tulemast leidma oma kutsumust. Minu nimi on Andrus Vainlo ja sooviksin siin e-kursusel või siin videokoolitusel tuua sinuni ühe konkreetse harjutuse, kuidas sa saaksid leida oma kutsumuse. Minul toimus oma kutsumuse leidmine just nimelt läbi selle harjutuse. Nimelt olin oma kutsumuse otsingutel pea 5 aastat ning lugesin läbi terve hunniku igasuguseid raamatuid, töötlesin läbi igasuguseid videosid, kuulasin igast guurusid, kuid see harjutus, mida ma jagan teiega siin tänases videos, oli see, mis lõplikult pani asja minu jaoks paika ja tõi minu juurde minu kutsumuse. Aga miks see kutsumus oluline on? Kui sa seda e-kursust vaatad, siis usun, et sa tead, miks see oluline on. Kuid minu jaoks tähendab kutsumus see, et kui hommikul ärkan, siis ma tunnen, et ma ei pea ennast mitte millekski sundima. Ma ei pea jõuga elama, ehk siis ma teen seda, mis mulle meeldib. Ma näen, et see, mida ma teen, avaldab mõju inimestele, positiivset mõju. Ning see, mis on minu kutsumus, selle ma räägin juba siin video käigus, siis juba jooksvalt selles mõttes, et siis on teil ka lihtsam seda harjutust mõista. Aga teeme teiega läbi ühe lihtsa harjutuse ja tee see harjutus läbi selliselt minuga, et kui läheb tegevuseks, siis pane paus, tee need sammud ära ja siis pane juba video edasi mängima. Aga lähme vaatame ja hakkame nüüd seda harjutust tegema. Tulin siis siia alla vasakusse nurka, selleks, et me saaksime siin valgel taustal näha ilusti seda, milline see harjutus välja näeb, mis seal tegema peab ja millised 4 sammu tuleb teha selleks, et leida oma kutsumus. Esimene samm selleks, et leida oma kutsumus, tuleks kirja panna mõningad asjad. Võtke valge paberileht ja tehke ta keskelt täpselt pooleks. Lisaks sellele tekitage ka paremale selline väike ala, ehk siis, et jagage leht 3-ks, nii nagu te siin taustal seda näete. Ning esimene samm on kirja panna oma visioonid. Ehk siis kirja panna see, millistes olukordades sa soovid ennast tulevikus näha. Siin ei pea midagi rasket välja mõtlema, lihtsalt lase oma fantaasial lennata, millistes olukordades sa sooviksid ennast leida. Ma toon enda harjutuse juurest mõningad näited, mis aitavad sind natukene. Näiteks minul oli üks konkreetne näide see, et ma edastan inimestele ja ettevõtetele informatsiooni, mis aitavad neil elu paremaks muuta. See oli üks minu punkt. Teine minu punkt oli see, et ma teen nii, et inimesed tunneksid, et nemad ka loevad. See oli minu jaoks oluline. 3. punkt, mis mul oli see, et ma toon siia ellu või siia maailma korda ja puhtust. Nimelt olen väga puhtuse armastaja ning igasugune mustus häirib mind tohutult ja ma soovin alati tuua puhtust ning korda. See oli minu 3. punkt. Kokku oli mul seal 15 punkti ja ma soovitan ka teil vähemalt 10 kirja panna. Kui kohe ei tule, pole hullu. Võite seda teha kas kohe, panna selle video pausile ja pärast lähme edasi. Või te teete seda omapäi pärast seda, kui te olete video lõpuni vaadanud. Igal juhul efektiivsem oleks, kui te praegu paneksite pausi, paneksite need asjad kirja ja siis lähme juba edasi. Kui te olete esimese sammu ära teinud, siis tuleb teha teine samm selleks, et leida oma kutsumus ning liikuda siis vasakust paberi nii-öelda sellest lahtrist paremasse ja sinna paneme kirja kõik teie oskused. Millised oskused teil on? Kindlasti te oskate midagi. Mul oli näiteks oskuste all see, et ma oskan edastada selgelt inimestele informatsiooni selliselt, et nad sellest ka aru saaks. Teine asi, mis mul oli seal kirjas, oli see, et ma oskan hinnata loodust, ma oskan looduses aega veeta ning hinnata tema puhtust.
Teate, tänapäeval inimesed lähevad 10 minutiks metsa, neil hakkab nii igav, et nad jooksevad kähku oma telefonide ja kõnede ja interneti juurde tagasi. Aga veeta aega metsas on tegelikult oskus ja kui teil on ka see oskus hinnata loodust ja selle puhtust ja selle ilu, siis pange see loomulikult kirja. Aga teise lahtrisse, parempoolsesse lahtrisse tulevad siis teie oskused. Minu puhul oli oskustega tegemist veel ka sellega, et ma oskan videodes esineda ja videosid luua. Seda mulle meeldib teha ja seda ma oskan teha. Nüüd, kui meil on kirjas meie visioonid ja meil on kirjas meie oskused, siis kolmas samm on see, et tuleb kirja panna siis paremasse, kõige parempoolsemasse väiksesse lahtrisse oma piirangud. Ehk siis, kui te olete sündinud siia mõningate piirangutega, mõningate miinustega, siis pange need sinna kirja. No minu puhul näiteks oli piirang see, et ma väga kergelt võin minna ülekaaluliseks. Kui ma ei liiguta, siis üle kilot tulevad mul väga-väga kiiresti. Noh, vastupidiselt mõnele inimesele, kes terve elu teeb, mis tahab, aga näeb siis tervislik välja. Kuid minu puhul on see, et kui ma ei liiguta, lähen ma väga kiirelt paksuks. See on lihtsalt näide. Võib-olla te olete näiteks matemaatikas halb, võib-olla te ei oska absoluutselt kuidagi laulda. Et nende piirangutega on oluline mõista seda, et ka piirangud, millega me oleme siia sündinud, vihjavad sellele, mis võiks olla meie kutsumus. Nii et kui te olete kirja pannud oma visioonid, oskused ja piirangud, siis tuleb viimane 4. samm ja see on selline natukene vabam ja natukene loomingulisem samm. Ehk siis nüüd tuleb võtta see paberileht endale ette ja hakata vaatama oma visioone, oma soove, hakata vaatama oma oskusi ja hakata vaatama oma piiranguid ja hakata looma seoseid. Hakake looma seoseid, küll te näete, et kui teil on ühel pool 15-20 tükki, teisel pool 15-20 tükki ja piirangute all võib-olla 3-4-5, siis te näete, et kuskil hakkab asi kokku ühenduma. Ehk siis nüüd 4. sammu juures on teie ülesanne hakata looma seoseid. Ja läbi nende seosete loomise hakkabki teile selginema teie kutsumus. Minu puhul oli niimoodi, et oma kutsumuse leidsin ma 2 nädalat pärast seda, kui ma olin selle paberi koostanud. Sest vaadake, pärast seda, kui te need asjad kirja panete, aktiveerite te endal selle informatsiooni, ehk siis te muudate selle oma oskused ja visioonid endale selgemaks ja tänu sellele hakkate nägema ka oma igapäevaelus erinevad võimalusi, neid võimalusi, mida te varem pole näinud. Ehk siis vaadake seda paberit, looge seoseid, mõelge selle peale, ärge väga palju pingutage, ärge ennast maha tehke, lubage lihtsalt sellel infol natukene settida ja minge oma eluga edasi, võib-olla teie kutsumus tuleb teie juurde juba kohe, kui te seda paberit loete, võib-olla 3 päeva pärast, võib-olla 2 nädala pärast. Kuid nüüd on oluline, et te olete vähemalt teinud selle sammu, teinud selle kavatsuse ja nüüd olge valmis, et teie juurde tuleb teie kutsumus. Minu juurde tuli 2 nädalat hiljem konkreetse võimalusena, aga soovin sulle mõnusat päeva ja soovin sulle seda, et sa leiaksid oma kutsumuse. Usu mind, hommikuti on hoopis kergem ärgata siis, kui sa oled leidnud oma kutsumuse. Enam ei ole tunnet, et sa jõuga helaksid või peaksid pingutama millegi nimel, et jumala eest see väike õnnetunne kuskilt kätte saada. Kui sa leiad oma kutsumuse, on õnnetunne praktiliselt igapäevane.